On reede ja ma hakkan vaikselt sättima Läänemaale Palivere karjääri. Nimelt seal toimub offroadi ringrajavõistlus Liivahiir 2026. Ja mina lubasin, et võtan sellest võistlusest osa. Olgugi, et ma ei ole mitte kunagi offroadi autoga sõitnud, pole isegi kõrval istunud ja piinlik tunnistada, ma ei ole ka ühelgi offroadi üritusel koha peal vaatamas käinud. Aga kohe-kohe loetud tundide pärast saan esimest korda offroadi autoga proovida, parim aeg välja sõita loodetavasti ja juba laupäev-pühapäev on ees ootamas 2 pikka võistluspäeva. Ma ei kujuta ette, mis saama hakkab, ma olen väga närvis, aga ma ei tea, hoidke mulle palun pöialt. Idee tekkis, et tore oleks, kui offroadi sõidaksid uued inimesed ja kuna see nii-öelda pealtnäha sisenemisbarjäär tundub mõne jaoks liiga suur ja keeruline, siis tuli mõte, et teeks ühe sellise auto neile, millega nad saakski uusi inimesi tuua ja lasta neile tutvuda selle alaga. Ja siis sul on nüüd olla au esimene. Loomulikult on mul äärmiselt suur au, et ma saan olla esimene, nii-öelda see katsejänes, kes siis siia offroadi võhikuna tuuakse, sest et ma tõesti mäletan ja kuidagi ajusopis on offroad pigem selline võistlus, kus sa stardid kuskile metsa ära, sa oled seal terve päeva ära, otsid mingisuguseid punkte, põhimõtteliselt käib seal ainult suur vintsimine ja hommikul lähed, õhtul tuled välja ja ongi kogu lugu. Aga et selline nagu ringraja formaat on, seda ma üldse ei teadnud, aga võib-olla olekski alustuseks õige aeg selgeks teha endale, milliseid erinevaid offroadi formaate meil tegelikult täna üldse olemas on. Printsiibis on meil nagu 2 formaati, et nii-öelda see orienteerumine, kus kaovadki metsa ära päevaks ja tulevad tagasi mudasena autod. Ja siis teine formaat on see ringraja formaat, mida meie siis lähme katsetama, et ringraja formaat on siuke nagu kestvussõiduvorm, et reeglina 3-5 kilomeetrit ring. Tuleb sõita 2 tunni jooksul või 3 tunni jooksul võimalikult palju ringe. Ühistart, ehk siis nagu veits nagu rallikross ka juba. Et rada tuleb pigem selline tehniline aeglane reeglina, et ta on küll nii-öelda offroadi rada ikkagi, et ei ole selline nagu crossi rada, et pigem ikkagi tuleb kasutada vahepeal vintsi ja mõistust. Mis autoga me sõidame üldse või mis autod seal stardis muidu tavapäraselt on? Seal on erinevad võistlusklassid, et meie võtame seekord DR1 klassi ette, mis on justkui siis nii-öelda kõige vähem ümber ehitatud autod. Seal on veel lisaks DR2 ja DR3, et DR2 on selline täiesti väga ümber ehitatud maastikauto, aga nii-öelda väiksema rattaga ja siis DR3 on juba selline eriti suure rattaga ja eriti ümber ehitatud auto, et eks seda nagu laias laastus lihtsal inimesel ongi nii-öelda, et suure rattaga ja väikse rattaga koll, et ega selle muud nii-öelda detailidesse minemata. Aga meie läheme TR1 sõitma Jeep Wrangleriga, et see on selline, mina arvan, et hea baas, mille pealt nagu edasi minna, et meil on olemas kõik vajalikud nii-öelda töövahendid, et edukad olla, et alates difrilukkudest ja võimsast mootorist ja kergest kaalust, aga neid autosid ei ole väga palju kasutusel viimasel ajal, et see oli ka mu teine mõte, et tuua mõni selline legendaarne masin jälle rajale, et kõik on neid Suzuki Jimnysid näinud küll juba, et on aeg natukene värskendada mälu, et on ka teisi autosid olemas. Kas need autod maksavad siis palju, et miks neid ei ole või nagu ralli on teada ju kallis spordiala, kas see offroad näiteks sellise lihtsama autoga on ka siis võrdlemisi kallis või? Jah, eks see iga asi kipub käest ära minema, et aga no ma ei tea, ma olen nagu nüüd erinevaid asju proovinud, et ma ütleks, et ta ei ole nagu kallim kui ükski teine asi, et rallist kindlasti soodsam, aga noh, ma ütlen nii-öelda TR1 auto, ma arvan, nii-öelda valmis ehitamine korraliku on 10-20 000 juurde läheb see eelarve. Aga no kõige olulisem asi, mis offroadi puhul tuleb välja tuua, on see, et ikkagi see
tunni hind on väga madal, et saab oluliselt rohkem sõita, oluliselt kauem, võistlused on pikemad ja aega saab rohkem veeta, et võrreldes mingi muu autospordialaga. No meie lähme osalema Liiva Hiir 2026, et kuidas see võistlusformaat offroadidel välja näeb, kui rallis on teada-tuntud üks päev reke, järgmine päev 2 päeva siis võistlust, et kuidas offroadil on? Seekord on meil selliselt, et meil on siis kvalifikatsioon reede õhtul, kus me siis sõidame välja enda stardipositsiooni võistlussõidule ja toimub siis 2 võistlussõitu 2 päeval, et nii laupäeval kui pühapäeval. Laupäeval oli vist 2 tundi ja pühapäeval 1,5 tundi aeg, et siis päeva lõpuks need pühapäevaks siis liidetakse nende läbitud ringide aeg kokku ja räägitud ringide arv ja siis selgub võitja, et seega tuleb nagu justkui 2 erineval päeval teha võimalikult hea tulemus. Milline see rada välja näeb, kas publikul on ka seda hea vaadata? Kindlasti, et nende ringrajavõistluste suur olu ongi see, et seal on hästi lihtsasti jälgitav, et suuresti on kogu rada ligipääsetav ja lindi tagant jälgitav ja rada tuleb kindlasti väga põnev, et see sellises karjääris, kus on hästi palju reljeefi, ütleme siis, et kindlasti ma arvan, et saame nautida erinevaid kaldeid üles, alla ja külje peale ja kindlasti on ka seal vett ja mingid porisemaid lõike, et ma arvan, et võib tulla niisugune kena sissejuhatus. Mis märksõnad oleks või mida tuleks nagu meeles pidada, et mis seal offroadi sõitmise puhul oluline on? Ma saan aru, et ainult pelgalt kiire olemisega ei päästa seal. Jah, et seal tuleb lollusi vältida nagu igal alal, et lihtsalt võib-olla rallil on lollus see, et kui sa nagu kirjutad legendi, ma ei tea, parem 3 ja läbid seda nagu 6, et siis see on nagu lollus, aga et offroadis on võib-olla see, et tuleb lihtsalt kui sa ei tea, et kas see koht on nagu läbitav või siis nagu päris silmad kinni ei tohi igale poole nina sisse pista ja mõnikord vaadata, mis teised ümber teevad ja otsida see võib-olla see koht, kus saab läbi sõita ja natukene mõelda enne, kui kohe pea ees sisse hüpata kuhugi. Hirmutav ei ole, et kui sa lased minusuguse sinna rooli, kes pole kunagi offroadi autoga sõitnud? Ikka on, aga kui me hakkama saame, ma arvan, et see ei ole nii keeruline, et me leiame selle, ma arvan, sobiva kiiruse ja nagu ma ütlesin, meil on aega seal 2 tundi vähemalt esimesel päeval võistelda ja ma arvan, et pühapäeval on juba asi päris selge, et selles mõttes, et see ring jääb selgeks ja need kohad ja töövõtted, et selles mõttes on see nagu, ma sellepärast ei karda. Mina kardan kõige rohkem sellepärast, et ma võin olla see järgmine, kes selle haamriga pähe saab ja varsti ütlen, et ma tahan ainult offroadi sõita. Ja no ma väga loodame, et sellepärast me seda nagu ka teeme, et need inimesi tuleks, kes saaks haamriga pähe ja kindlasti tahaks, et tuleksid inimesed kaasa elama sinu debüüdile. Kui mine tea, võib-olla järgmine aasta tahad ikkagi orienteerumisega selgeks teha, et siis ma arvan, mina isiklikult olen muidugi seda orienteerumise suur fänn, et just sellised pikemad ja raskemad väljakutsed, et see on selline kuidagi asi, et kui lõpuks ära teed selle, siis tunned, et oled millegagi nagu hakkama saanud ja terve järgmine päev on veel niisugune vaim ja keha täitsa väsinud. Ega mingi erilist ettevalmistust teha ma ei saa ja ega seda kuskil harjutada ka võimalik ei ole ennem. Ja, põhimõtteliselt me ikka saaksime, kui me tahaksime, aga ma arvan, me ei taha seda, et ma arvan, et seda magusam on pärast see võit ju. Julged sõnad, julged sõnad. Esimese hooga oli see, et mul on nii kahju autos, seal autos käisid nii õudsad kolksud, Urvo kohe kõrvalt, pane edasi, ära mõtle auto peale, mine metsa, kui äge. Ma ei kujuta ette, mis homme veel saab, praegu oli kvalifikatsioon, aga
suu on juba jumala kuivanud. Ma räägin, ma päriselt tahaks, et te näeksite, milline see rada on, sest vahepeal mul oli selline tunne, et me ei ole rajal, et me oleme kuskil, ma ei tea, ehitusobjektil, mis on kopaga üles kaevatud ja puud ja asjad ja järsakud, et ma juba tunnen, et vist andsin sõrme ja läks käsi ka. Good job! Nurva, meil on esimene ring tehtud. Ma pean ütlema, et ma päriselt kartsin, et see auto läheb katki. Kas ongi nagu okei või? Ja, kõik on okei. Praegu see oli väga viisakas, et väga tubli olid, et ma kartsin, et igatahes ma kartsin rohkemat, et sa nagu võib-olla hoiad rohkem tagasi, aga see oli niisugune ilus tasakaalukas nagu sõit oli, et piisavalt kiire, aga samas mitte nagu üle forsseeritud sõit. Kõik oli väga hea, ma arvan, et sul lihtsalt oli põhiharjumatus oli see, et nii palju oli vaja kruttida, et kogu aeg. Ja sest oligi need pöörded olid nii järsud, et ma vaatasin, et ma ei pööra ära sealt, et sa lihtsalt ühele poole, teisele poole juba vaatad, et sul nagu ei olegi ruumi enam pööramiseks. Ja, et ma arvan, et järgmine tiir prooviks nagu hoida niimoodi sujuvamat joont. Ma saan aru küll, et keeruline, aga sa pead nagu natuke rohkem ette mõtlema, et kust kuhu tuleb keerata, aga muidu oli nagu väga ilus ja kõige toredam oli see, et see nendest betoonidest üle sõideti. Jaa, fun fact, sinna pandi betoonid, et ühed betoonirea pead sa parema rehviga üle sõitma, teise vasakuga. Ja kui sa maha sõidad, saad 35 sekki trahvi. Nii et seda peab homme ka jälgima, aga kõige hullem on see, et homme on ju teised ka peal. Praegu oli küll tore siin hullata, aga homme on ju teised ka. Jaa, aga sa lihtsalt vaatad peeglist neid, et nad ei sega sind. Ma ei mahtunud praegu üksigi ära, ma ei kujuta ette, kuidas me homme nendega siia ära mahume. Eks ta läheb jah, et ütleme suht kitsas on, aga meil ei olnud ühtegi tagurdamist, et see on juba nagu suur edu, et mõned nagu ma kindlasti tagurdavad ka ja kõik on väga hästi. Aga see, et ta nii kitsas on nagu ajavõtuma või päris rada on ka nii kitsas või? No ega ta siin, ma ei usu, et siin karjääris kuskil mingi kiirteed aga on, et pigem ma arvan, et ongi siuke kitsas, et võib-olla need mingisugused need lagedamad tõusu või veekohad, et seal läheb laiemaks, et aga pigem on kitsas jah, sellepärast ongi see start oluline. No nii on laupäeva hommik, enne kui võistlustele minek, siis loomulikult tuleb Alexelast läbi käia, kostitada ennast ühe Red Bulliga, et jaguks rohkelt energiat, sest ees on ootamas Liivahiir 2026 esimene võistluspäev. Kokku sõidame siis 2 tundi, nii et saab olema päris tummine päev. Aga jah, eile suutsime välja sõita 3. aja ja ma arvan, see on super hea tulemus, arvestades seda, et ma ei ole kunagi varem offroadi autoga sõitnud ja ma ei ole isegi offroadi vaatamas käinud. Aga jah, kui sulle antakse selline auto ja selline äss kõrvale, nagu seda Nurva, ma ei saakski teda kuidagi alt vedada. Ta ütles ka, et auto taha siin ei saa midagi jääda, kui siis ehk siis vana hea rooli ja istmevaheline tihend võib kehva olla, aga ma loodan, et äkki ta on ikkagi rahul, et sellise tulemuse eile välja sõitsime, aga noh, tänane päev on alles ees ja 2 tundi mõnusat müttamist. Ma ei kujuta ette, ma päriselt ei kujuta ette, aga eks seda näeb hiljem. Nüüd on kohe start, ma teen ruttu endale patsi ka, sest ilmselt pärast mul on siin üks hunnik muda võib-olla juustes ainult, aga ma ütlen, et mul hakkab närv sisse tulema, sellepärast see rada on päris tummine ja kõige rohkem ma kardan seda starti, sellepärast me läheme ju kõik koos, et seal läheb korralikuks pukslemiseks ja no vaadake, mis masinatega me siin oleme. Noh, mis saab valesti minna?
Kirk ja Kasper Pundström. Jah, väga-väga hästi. Ma arvan, et ma olen väga uhke sinu üle, et ma olen esiteks nagu täiesti ülipuhas sõit, väga mingeid vigu ei teinud, et kõik olid nagu autot sässime, läbisime, kõik on super. Kolmandana! No väga hästi, et ma arvan, et müts maha. See esimene, kohe kui vintsimiseks läks, siis ma alguses ehmatasin ära, mõtlesin, et kas terve rada hakkabki selline olema, aga tegelikult ega väga me rohkem vintsida ei saanudki. Jah, 2 vintsimist oligi põhimõtteliselt, kui 3 oli metsa vahel ega mingi väike jonka, aga ei, see vintsimine oli keerulisem, seal oli jube palju infot võib-olla, mis nuppe, mis kange, mida liigutada, aga ei, muidu oli hästi, näed jumala puhas, et põhimõtteliselt põhiline kulu oli veekulu ja higi, et ega muu midagi, et selles mõttes on nagu hästi. Ja nüüd on homme siis meil tagurpidi järjekorras, et me siis nii-öelda oleme tagant 3. stardima homme siis ja sama asi loodetavasti, võib-olla tehakse midagi ringi raskemaks ja 1,5 tundi siis, et praegu oli 2 tundi. Kuidas kõrval istuda oli terve aeg? Mõtlen, et päris õudne tegelikult, kui sa ei saa vaata ise sõita, siis tahaks ju ikka nagu rohkem kontrollida või? No ei, mõtlen ausalt, et mul ei olnud midagi ilmselt, et ma ütlesin, väga hästi sõitsid, et ei olnud kordagi niisugust tunnet, et tahaks ise midagi väga teistmoodi või rohkem ja paremini teha, et praegu oli väga hästi oli, et selline ühtlane sujuv liikumine ja okei, me lõpus võib-olla lasime veits soo maha, siis me saime aru, et esimesed 2 on suht kaugel ja tagant on suht tühi, et võtsime pigem nagu nii-öelda säästurežiimi peale läksime üle, aga see oli ka väga, ma arvan, mõistlik, et no homme ma veel ära kesta, jah, siis saab punkti asjale panna. Ühesõnaga, me ei tohi kehvemalt, ei tohi, aga paremini peab saama. Ja eesmärk oli mitte ühtegi linti ära lõhkuda, mitte ühtegi posti maha sõita ja puud ja nii läks. Ja ühe vendika kaitsme ka saime. Jah, vendiga kaitsme vahetasime ära. Selle vahetasime ära, et see oli vist liiga suure hooga lõigis see vette, siis elektrivendi kaitse läks läbi, aga ei, muidu oli väga hästi. Et ma räägin, tasub valida, kellega esimest off-roadi sõidab. Ei ole absoluutselt, minu ei olnud, seekord oli kõik olid sina, et ma olin lihtsalt lisaraskus, et oleks mingi palju kergema venna võinud valida, et auto on ka väga hea, jah. Aga me autot ütlesime, et me ei kiida enne homset, me ei kiida. Meil oli automaat kast ja teistel on manual. Ma ei kujuta ette, kuidas siin raja peal nagu käiku jõuaks veel vahetada, sest see on ainult... Niimoodi. Ja jah, sul oli see, et sa saad 2 käega keerata kogu aeg, et...
no ma ei tea. Homme jälle. Ja. Ma ei tea, kuidas meil läks. Ma ei tea, kuidas meil läks, aga kohati jälle tehtud on, et me kõik ringid tegime ilusti ära, meil mingid suuri väljakutseid ei olnud täna peale selle, et lihtsalt täna oli rada raskem, et saime ikkagi vintsida iga ring ühe korra vähemalt ja autole tegime siin väiksed ümberkaunistusi, aga ei, kõik oli hästi, et Kairi sõitis endiselt tublilt, et hommikul olid sul käed vähe kanged vist, et sa ei tahtnud nendesse laskumistel ei tahtnud nagu väga rooli järgi anda, aga pärast oli nagu... Pärast olin kuulikindel, ma just ütlesin Urvale autos, et enne ma sõitsin niimoodi vaikselt kedagi lõhkuid ja kõik hästi tasa, lõpuks on see, las läheb, nukid on veits sinised, aga see käib asja juurde. Kas selle off-roadi on alati niimoodi, et esimene päev on niisugune vähe leebem ja teine päev on niisugune hullem või? Pigem oli see, et eile oli lihtsalt kõik nagu said aru, et liiga lihtne oli, et meil oli ju ainult sõidurada oli ja siis ma arvan, et rajameister mõtles, et kuidagi on vaja nagu peale keerata ja täna oli juba väga äge, et kõik need tõusud ja asjad. Igatahes rada oli tehtud nagu palju põnevamaks kui eile oli, et oli niisugune nagu ekstreemi. Ei, super. Ei teagi, mis siit nüüd edasi. Kalender lahti, et offroad.ee ja... Ma juba vaatasin kalendrit, nii et sellega on hästi, sellega ma olen kursis. Üks masinaklassi teise koha saavutas autonumbriga 110 Kairi Rondo ja Urvo Vennamaa. Viiva Hiir 2026 on edukalt läbi, sest ikkagi elus esimest korda offroadi autoga offroadi võistlustel kokkuvõttes teine koht välja sõita on ikka päris äge tunne. Aga kui esimene päev oli selline pigem lihtsam, kui offroadi üldse lihtsaks saab nimetada, et pigem selline rohkem kiire, vähem vintsimist, võib-olla alguses saime vintsida, et Urval oli pigem rohkem tegu seal kõrval lihtsalt istuda ja passida ja oodata, millal see jama läbi saab. Et päris õudne võib olla ju mul kõrval seal lihtsalt istuda, kui sa ei tea ju, kuidas ta sõidab. Aga ilmselt midagi hullu vast ei olnud.
et tänane päev oli loomulikult, kopad olid öösel kõvasti vaeva näinud, et see rada meil võimalikult keeruline oleks. Et esimesel mäel me saime kenasti vintsida seda kuni lõpuni välja, et ühtegi ringi me ilma vintsita hakkama ei saanud. Aga kuidagi alguses tundus see jälle taas hästi raske, hästi keeruline. Aga ajaga ikkagi sõidavad nad need osad künkad vähe pehmemaks, et siis justkui ei ole nagu nii hull, aga raputab korralikult, et küünarnukid on sinised ja turvavööjäljed on ka kenasti puusa peal olemas, aga kokkuvõttes auto pidas vastu, Urvo pidas vastu, mina pidasin vastu ja siit on ainult edasi järgmisele võistlusele. Kindlasti soovitan kõigil teil offroad just seda sellise ringraja formaadis vaatama tulla, sest tegelikult on ka publikul hästi mõnus vaadata. See on karjääris, kogu see rada on niimoodi justkui nagu peo peal. Okei, vahepeal me käime metsas, aga laias laastus nagu kogu aeg on põnev, kogu aeg käib mingisugune action, nii et soovitan kindlasti tulla offroadi vaatama. Kui ma oma vlogi alustasin autos, siis ma tundub, et lõpetan ka siin autos selle jutustamise. Et võistlustest on 2 päeva möödas. Ma arvasin esmaspäeva hommikul ärgates, et ma ei tõuse voodist püstigi, et mu kondid reaalselt valutavad, sest nii paljud ütlesid, et sa esmaspäeva hommikul saad tunda selliseid kohti, mida sa varem tundnud ei ole, et need ka võivad valutada. Aga jumal tänatud, mul oli nagu 0 valu. Loomulikult ma olin väsinud, keha oli ikkagi raputada saanud, küünarnukid olid sinised, aga see on nagu tavataks ja see käib selle asja juurde. Nii et ma olen tõesti nagu mega tänulik selle võimaluse eest ja see võistlus kaasa teha, see oli nagu tõesti kihvt. No tõesti siiralt oli see äge. Ma ainult endast ei saa aru, et ma peaks ju ennast tundma küll nii hästi, et kui sa annad jälle lubaduse kuskile mingile uuele mootorispordi alale, et kas sa nagu ei arva, et äkki jälle tuleb sellest mingisugune vaimustus või sõltuvus.
et minu puhul on see sama nagu panna alkohoolik paari nädalavahetuseks tööle ja öelda, et okei, täna sa võid natukene võtta, aga noh, esmaspäevast jälle ole kaine edasi. Suht lihtne öelda, on ju. Ja mul on sama, et mulle nii meeldis kõik see, meie meeskond oli suurepärane, auto oli suurepärane, võistlejad teised olid nii mõistvad, nii toetavad. Mitte ühtegi halba sõna ei saa öelda, isegi sõidu kohta või selle raja kohta, et no mitte midagi ei olnud seda sellist, et ma oleks mõelnud, et kuramus, et jumal tänatud, et läbi sai, et noh, saate jaoks sai tehtud, et jumal temaga. Ma ei tea, kuidas ma nüüd sellest pisikust lahti saan, mul on tõsiselt hirm selle osas. Kusjuures ma ei olnud ainuke, kes nakatus, peale mind oli veel inimesi ja kui me seal autosustamist ootasime, siis me juba usinasti vaatasime seal autode müügikuulutusi, et mis üldse saada on. Ja tänagi veel mulle on saadetud väga palju erinevaid kuulutusi, aga ma annan endale siiski aru, et jah, ma vaatan neid, aga see on ka kõik. Loomulikult ma tahaksin endale mõnda ägedat offroadi autot, aga ma esialgu vaatan neid. Ja lisaks autode vaatamisele ma loomulikult vaatasin ära ka offroadi kalendri, et mis siis seal tulemas on, et noh, lihtsalt niisama. Aga mis mulle veel hingele jäi, on see orienteerumise võistlus, sest et ma ei kujuta ette, ma arvan, see on nagu mega super tunne, kui sa oled kuskil, ma ei tea, 15 tundi metsas mütanud ja kui sa lõpuks nagu päriselt selle võistluse ära teed, ma ei räägigi siin, et mingi, ma ei tea, poodiumi kohtades siin, vaid lihtsalt, et su tehnika peab vastu, sina pead vastu, et sa jõuad lõpuni, et seda ma küll veits tahaksin ikkagi teha, proovida. Kuigi ma arvan, et ma olen rohkem selline tiim ringraja formaadi poolt, aga samas võiks ju endale jälle meelde tuletada, mis ma ennem ütlesin, et mul ei ole mõtet oma nina toppida nüüd ka sinna orienteerumise poole peale, sest siis mul on juba 2 kohta, kus ma tahan sõita. Ma räägin, ma pean ennast kuidagi ohjas hoidma, ma ei tea, kuidas see mul välja tuleb, et ma praegu tegelen offroadi ringraja formaadi võõrutuste nähtudega, et kuidagi nagu taas siit välja tulla, lasta settida sellel ja unistada, et võib-olla ühel ilusal päeval on jälle võimalus sõita. Ja siis, kui ma nüüd juba vaikselt sisimas unistan sellest orienteerumise versioonist, no issand, kui keeruline mul endaga on. Ja kui täna nagu reaalselt keegi pakuks, et kuuled, et mul on auto üle, et tahaksid teha ühe offroadi võistluse veel kaasa, ma isegi ei mõtleks, ma oleks kohe nõus. Vahet ei ole isegi, kas see on seesama ringraja formaat või minnagi terveks päevaks metsa, sest see tundub ikka väga äge ka variant. Ma räägin, ma pean endale meelde tuletama, et ära topi oma nina sinna, sest sa ei saa sealt jälle välja. See on sama nagu, kui ma crosskardiga proovisin. Oleks keegi mulle too, et kui mingi crosskardi andnud, ma oleks kohe sõitma läinud hakanud, sest mulle see ka tohutult meeldib. Aga jah, täna mu sõrm koos terve käega läksin offroadi, sest võib-olla sellel on oma osa ka see, et ma kunagi sõitsin quadiga kestvuskrosse. Ja see oli nagu tõsiselt äge, samamoodi 2 tundi metsas, et natukene ka nende ATV-de vaatamine meenutas seda või tuli siuke nostalgia tunne, kui nad seal liivahiirel osalesid. Et jah, aga jah, ma ütlen, et kui täna keegi tuleks, ütleks, et kuule, näe, siin on üks offroadi auto, tahad võistelda. Mul ei oleks mitte mingisugust kahtlust ka ja mõtlemise kohta. Sest kalendrisse ma panin nagunii need kirja, sest vaatama ma lähen igal juhul. Aga osalema ja isegi see ei ole vahet, kas on seesama ringraja formaat või minna orienteerumisele, sest ma arvan, see orienteerumine on ka äge. Kuigi ma pean jah meelde tuletama, et ära topi oma nina igale poole.
ei no keeruline on olla ikka selline petrolhead, kes vaimustub liiga lihtsalt ja liiga sügavalt erinevate auto- või mootorispordialadesse. Ja siis oled siin niimoodi, klõpsid siin interneedust ja vaatad, millise põneva masinaga mõnda off-roadi kaasa teha. No mine sa tea. Raja äärest te näete mind kindlasti. Äkki ühel päeval isegi rajal.